üles või? Innu. Magasid une täis ilusti või? Oli hea uni või? Ja nad ei oksendunud täna. Ei oksendunud ju. On see valutab see. Ta see suu valutab. Kurk valutab või? Joo. Miks? Siis kont sõin. Mis sa sõid? Konti sõin. Konti? Jah. Mis konti? Alfa andis sulle konti või? Joo. Ma ei söönud. Natuke segane jutt sul siin hommikul. Tere hommikust ja tere tulemast siis uude vlogi. Ma mõtlesin, et okei, kuna mul täna tuleb natukene tihedam päev ja homme ka, siis ma mõtlesin, et ma võiksin siis vähemalt nädala lõpu võtta, et ma nädala alguses ei hakka vlogima lihtsalt seepärast, et ma teadsin, mul tuleb nii kiire nädal, et ma lihtsalt lõpuks jään jälle monteerimisega jänni. Nii et tuleb siuke nädala lõpu vlog, aga issa ma näen tegelikult välja nagu siuke lontkõrv. Teate küll neid koeri, vaata, kellel on niimoodi need kõrvad siin. Hommik on ja hakkan hommikusööki tegema. Ma ei ole neid proovinud, aga valmis kujul on need Fitlapi märgi seal ka minu arust. Ma arvan, et see on äkki sama. Ma ei ole päris kindel, tahaks loota. Need on nii maitsvad ja ma tean, et poes on samamoodi müügil neid valmis kujul. See on siis kõrvitsa pannkoogi-taigen, aga seda ma ei ole proovinud. Aga noh, nüüd saab siis ära proovitud, aga ma täna siis teen neid kaera õunapannnkooke. Mul on mingi hull asjatamine siin hommikul sellepärast, et me lähme täna Preveniga jooksuvõistlusele, Limpa jooksuvõistlusele. See on siis vist Tallinna lauluväljakul ja sinna tegelikult juba peaks varsti sättima hakkama, aga mõtlesin, et ma teen kanasuppi, nii et mul kana juba podiseb ja mul on 2 sellist jubedat banaani ja ma nii küpsetest banaanidest ei ole banaanileiba teinud. Ma vähemalt proovin need ära kasutada kuidagi. Nii et ma hakkan siin samaaegselt suht 3 asjaga tegelema. Banaanileib, supi keetmine ja pannkoogide praadimine. Nii et tere hommikust mulle! Miks mitte? See tohib. Õppivad ja teevad koostööd. No nii, meie hakkame nüüd liikuma. Nagu ikka, siis need lõpuminutid, et kodust välja saada, siis läheb alati nii kiireks. Ja ma tõmbangi endale lihtsalt mingid teksad asjad jalga. Sealt võtab aega see parkimiskoha leidmine ka, nii et meil on 1,5 tundi aega. Tuleb minema hakata. Tired of fitting in, wanna do something well different. I'm thinking brand new thoughts, so futuristic. Nii hakkame linna jõudma ja ma panin vahepeal natukene kellaajaga puusse, sest et ma arvasin, et Preveni start on kell 12.05, mis tegelikult on juba 4-aastaste start ja 11.30 oli siis tema start. Mõtlesime, et äkki ta saab nagu aasta vanematega nagu joosta, mis ei ole ka nagu hullu, sest on nagu 3,5 juba on ju. Me kohe jõuame, eks me lähme siis uurime. Vaata nüüd, vaat sa ei olnud õnne siis, kui me tegime joosoetust, miks sa ei olnud? Üks oleks siin lastealal, kui me teeme soetust, siis kogu see poiss korraga. Ja võibolla me teeme 1 starti veel 3-stele ja siis hakkame tegelema 4-aastastega. Isolla, läks! Natukene veel, Preven! Ja isegi kui te väga tahate. Tubli! Aga 5-aastased tüdrukud, olge siis tublid. Olge saab öelda sellist ära. We go together, I'm yours forever. Take me away, away. It's you I treasure,
'cause there's nothing better. Take me away, away. My love, never give it up. Promise that I'll put you first and nothing else above. This thing is ours, it was made for us. You are all I care about, I don't need no one else. Never giving up my love. Oh my god, ma näen avesume välja lihtsalt. Nagu näha kodus, nagu näha tegelikult jõuduriietes. Ma jõudsin koju, ma ei tea, tund pool tagasi. Sain just Preveni magama. Ta ilmselgelt ei maganud lõunund. Ja tegelikult on minul vaja praegu liikuda üldse koertega õue. Nii et ma viskan endale praegu midagi peale. Ma käin ära. Ja siis juba tuppa Eurovisiooni vaatama, sest et poole tunni pärast hakkab juba pihta ja Tommy Cash on 3. siis. Nii et ma selle jõuan kindlasti ära vaadata, aga kas edasi, seda vaatame siis, kui aeg on täpselt käes. Igatahes praegu käime koertega ära ja siis ma veits jutustan, et mis see tänane päev siis oli. Oh my goodness. Te kujutate, kui mõnus praegu on õues olla, sellepärast et täiesti nagu 0 tuult ja siuke täielik nagu siuke hilisõhtune suvevaib on nagu nii tore mõelda, et need ajad on alles tulemas nagu reaalselt. Aga täna me siis käisime Limpa laste jooksul. Väga tore ettevõtmine. Kõik lapsed said endale medali, said endale joogi valida, kas mingisugune spordivesi või siis Limpa limonaad. Lapsi oli nagu meeletus koguses ja nagu see, et seal öeldi, et pool tundi varem olge kohal, nagu, et soovitatavalt olge pool tundi varem kohal, siis nagu selles pooles tunnis polnud küll mingisugust tolku, sellepärast et neid lapsi, lapsevanemaid oli nii palju ja see, et me registreerisime, minu arust sellest polnud ka absoluutselt mingisugust kasu, sellepärast et need nagu pikad järjekorrad, et enda numbrid saada. Hullumaja lihtsalt, aga õnneks selles suhtes, kui oleks olnud nii, et peabki nagu oma vanuse kategoorias ainult jooksma, siis Preven oleks sellest nagu maha jäänud. Õnneks seal nagu selles mõttes oli nagu hästi paindlikud ja ütlesidki, et need, kes alles ootavad ala järjekorras enda numbrid, et tulge siis, kui te olete numbri saanud, et numbrit on kindlasti vaja nagu et finišis siis enda medal ja jook kätte saada. Nii et meie ootasime enda numbri ära ja jooksime ära. Preven oli nii tubli, täiega andis hagu, et ma arvan, tast üks spordipoiss kasvab, et tema jaoks see võit on nii oluline, et ta seal poole tee peal nagu pigem kurtis muret, et tema ei olegi esimesena finišis, aga muidu jaa, ta oli täiesti tubli. Jooksus siis nii palju, aga peale jooksma läksime siis kuhugile Lasnamäe kanti vist, mingi ülisuur mänguväljak. Mul tundus, et see oli üldse siuke nagu mingi, ma ei tea siis, kas mingi sportimise mingisugune kompleks või mingi park, igatahes nagu mingisugusel hullult suurel territooriumil oli lihtsalt ala mingisugused välijõusaalid ja mingid spordirajad ja siis ülikorralik mingi losside ja mänguvarustusega mingisugune laste mänguväljak ja seal me käisime, mina varem polnud kuulnudki, et siuke asi on. Talis Tallinnaga veidi rohkem sina peal, siis ta õnneks nagu oskab meid vahest nagu kuhugile viia. Igatahes me käisime siis seal mänguväljakul, olime äkki mingi tunnike. Siis läksime T1, siis me läksime Panjakook mingisuguse pannkoogirestorani, ma pakun, Lottemaaga. Ma mingisugust vlogis olen seda näidanud ka. Väga äge koht, sest et nagu lastenurk on seal hullult suur nagu selles suhtes, et sa oled kuskil nagu põhimõtteliselt kohvikus või restoranis või mis iganes ta seal on, ja siis sul on nagu lastele nagu nii suur nagu avalik tasuta mängunurk.
ma juba sellepärast soovitaksin sinna minna, et toidud olid ka nagu maitsvad, mis me seal võtsime. Ja siis me tulimegi rongiga koju tagasi, käisime veel paaris poest läbi, ma tahtsin Prevenile tegelikult leida mingi hea hinnaga tavalisi valgeid jalanõusi. Tegelikult käisime Sportlandi outletis ja oli tema suurust. Nüüd ma täiega kahetsen, et ma ära ei võtnud. Ja see kogu lugu kätkes siis sellest, et Neeman lõhkus laval tegelikult selle Eurovisiooni trofee ära selle mikrofoni, mis... Oh my god, ma pidin ruttu tuppa tagasi tulema sellepärast, et just praegu hakkab Eurovisioon. Ja mitte, et ma oleks kuigi suur fänn, absoluutselt. Aga sellegipoolest traditsiooniks on siiski saanud vaadata iga aasta vähemalt finaali. Sellel aastal ma vaatasin pooleldi, sellise poole silmaga vaatasin neid poolfinaale ka, aga mul ikkagi meeldib nagu selles mõttes jälgida. Kõige põnevam minu arust see punktid andmine, siis on nagu, et oh my god, kes nüüd punktid saab? Igatahes mul jäi jutt pooleli sinnamaani, et oleksin tahtnud Prevenile saada tavalisi või sellise basic valgeid ala mingid Nike, mis tal tegelikult on olnud ja ma tegelikult Sportlandis leidsin isegi tema suuruse, aga ma jäin 2 mudeli vahel täiega valima ja siis ma mõtlesin, okei, et ma äkki mõtlen kodus välja ja siis ma nagu tellin. Aga noh, on mis on. Me tulime koju ja kuna Preven ja lõuna on maganud, siis ta nüüd magab ja eks ma siis vaatan üksi siin Eurovisiooni. Mina tegin ju hommikul enda banaanileiba, mida ma hakkan kohe mekkima. Ja siis ma ostsin Lidlist, ma tahtsin öelda Lidlist sellise sugar-free siirupi, saate aru. Ja see oli 59 senti, kas te saate aru? See on kas total fail või siis see võib olla väga hea. Nii et vaatame, kumb ta siis on. Kanasuppi ma ei teinudki täna lõpuni, teeme siis homme. Ja siis on 2 järgmist päeva nagu söögipoole pealt ilmselt nagu tehtud, sest et kanasupp on küll asi, mida me nagu sööme tavaliselt 2 päeva, sest talis on nagu täiega see inimene, kes ei söö 2 päeva sama toitu, aga võt see kanasupp millegi pärast on siuke, mida nagu isegi sööks nagu 2 päeva. Nii et ma teen sellega homme siis valmis ja ega muud ei olegi. Homme mul kahjuks ei ole vaba, meil on ajakeva kontserdiks proove teha. Ja viimane nädal on vaja vastu pidada. Nii et ma arvan, ma homme puhkan, nagu selles suhtes, et ma ei vlogi, et ma sellele ka ei peaks full nagu keskenduma. Mul on täpselt siuke tunne, et ma oleks võib-olla tahtnud veel midagi rääkida tänasest. Aga ju siis mitte. Ma nüüd kerin natukene seda Eurovisiooni tagasi ja hakkan uuesti vaatama. Ja nii ma loodan, et teil oli ka põnev Eurovisiooni jälgimine. Ja vaatame siis, kes selle võidab. Ma loodan, ma sain piisava vlogi kokku teie jaoks. Nii et olge tublid. Näeme teiega siis juba järgmisel nädalal. Tšau!